Tere armas Noorteakna podcasti kuulaja, mina olen Kiiri, tänane saatejuht. Külas on meil Tõnu ja Sindja Jürgensonid. Tänaseks teemadeks on siis mets, ellujäämine ja teles olemine. Ja palun, tutvustage end paari lausega. Mina olen siis Sindja. Meie oleme siis pesakond Jürgensonid ja tema on siis Tõnu ja meie poisid Tarko Torm ja Terko Taur ja meil on ka koer kaasas täna, Shira. Hästi. Kust tuli mõte teha telesaade ja koos lastega? Põhiline ongi see, et meil seda mõtet ei tulnud. See mõte tuli Marek Lindmaal. Ja milles see siis väljendus? Või? Marek Lindmaa ma tunnen nagu varasemast ajast. Ja kuna ta ise ka mõnda aega tagasi sai isaks, värskelt läbi nii-öelda kõik need väiksed lapsed, see perioodi elanud ja nii edasi, et siis saadet, kui ta sai teada, et mina saan ka isaks, siin üks noormees just trummi õpib, et siis esitas kohe siukse küsimuse, et mis siis nüüd sinust saab, et muidu sa siin kogu aeg käid ja matkad ja oled looduses palju, et kas sa nüüd muutud siis nii-öelda koduseks. Mõtlesin teiega, siis lapsed ei ole nii-öelda takistuseks asjade tegemisele, mis meeldib teha. Et tuleb lihtsalt hakata õppima nendega koos nende asjade tegemist. Ja ma ei mäleta, palju aega mööda läks, võib-olla nädal võib-olla või? Umbes nädal läks mööda. Nädal läks mööda ja Marek helistas mulle ja Tõnu, kuule, mis sa arvad, aga kui teeks sellest nii-öelda reality show. Ja me võtsime aega mõtlemiseks põhimõtteliselt sama päeva õhtul või paari või järgmisel päeval midagi. Ja ütlesime, et okei, et teeme. Aga siis me hakkasime muidugi omavahel asju ka natukene nii-öelda selgemaks rääkima ja meile ei meeldinud, nagu kuidas öelda, mõiste reality show. Et nimetame selle asja siis nii-öelda dokumentaalsarjaks, tõsielusarjaks või midagi siukest, mis on nagu päris elulik. Et ma olen tegelikult kunagi olnud ka päris reality show's ja ma tean natukene köögipooli, et seal ikkagi tehakse asju natuke teismoodi stsenaarium, et oleks konfliktid, oleks põnevust, et ja nii edasi, aga meie ei tahtnud näitlema hakata. Ja siis leppisime ilusti kokku, et põhimõtteliselt me ise filmime ja võttemeeskond filmibki meie reaalset elu, mida me nagunii teeksimegi. Nüüd on siis juba 2 hooaega välja tulnud, on see õige? Jah. Ja nende siis 2 hooaja vältel, mis on teil kõige äärmuslikum olukord on teil juhtunud metsas? Ma ei teagi, vist ei ole midagi äärmuslik olnud ausalt öeldes, et või mingi, mis asi jääb meelde väga pikaks? Meelde jäävaid hetke on kindlasti palju, aga enamasti nad on ikkagi positiivsed pigem olnud. Et aga tegelikult kõige esimene kord, kui me Tarkoga läksime metsa, siis see külmetamine jäi küll meelde, et me olime natuke vähe vale varustusega ja vale arvestuse teinud ja siis sai ka natuke saates seda kajastatud, et siis tookord me tegelikult küll meeletult külmetasime, ainuke, kellel oli hea ja soe oli Tarko ja meie poole öö pealt ikkagi kolisime täiesti teise magamislahendusse, sest nii nagu me mõtlesime, niimoodi tegelikult ei toiminud. See ei töötanud lihtsalt ja ka siis me tegime juba järgmiseks korraks nii-öelda, kui metsa läksime korrektuurid ja edasi ei olnud mitte midagi sellist, mis nagu kõik oli üsna siuke rutiinne ja midagi sellist. Eks meie puhul on ka see asi, et me mõlemad oleme ju tegelikult nagu matkaja taustaga, et mina olen üle 20 aasta matkamisega tegelenud, käinud nii tundras kui mägedes, näinud väga suuri ekstreemsusi, olnud telgis, tormilõksus 5 päeva, nii et ei saanud telgist välja ja ekstreemsete oludes nagu üht-teist näinud ja et mida me nüüd pidime hakkama lihtsalt tegema on lastega koos looduses olemist õppima, aga algteadmised, need põhitõed nagu, et kuidas säilitada sooja, kuidas kõhtu täis hoida, kuidas mitte lasta asjadel minna niimoodi, et tekiks mingid ebameeldivad olukordi, eks need põhitõed on juba ammu selged. Aga mis on selline toit või mida te olete pidanud nagu jääb meelde, et olete pidanud sööma? Ma olen metsas sushit teinud, väga meeldiv on olnud. Et see on üks meeldijavamaid kogemusi, et ilmselt sa pidasid praegu silmas, kas me ole midagi sellist äärmuslikku nagu. Tegelikult ei ole. Vaata, see ongi see asi, et ega meie loodusest omale toitu ei hangi. Et mingi määral, kui me teame, et okei, siin kõrval on raba, seal on murakaid,
mustikaid korjame samamoodi. jah, et siis seda on küll, et näiteks murakaid, metsmarju korjame ja teeme seeni, jah, teeme värske moosi näiteks, mitte seentest, murakatest ja siis pannkoogid ja vot see on nauding. Et tegelikult ma ütleks niimoodi, et pigem meie metsas tarbitavad toidud on oma žanrilt nagu natukene gurmeetoitude žanrisse, et minu ekstreemsem kindlasti on olnud see 8 jala grillimine. Jaa, 8 jala grillimine. Aga see ei olnud loomulikult meie merest püütud. Aga kõige vastumeelsem toit? Ma ei söö toitu, mis mulle ei maitse. Me ei söö lihtsalt sellist, et me oleme oma naudingute ohvrid, vabandame. Aga kuidas oli siis võrreldes, nagu ma saan aru, siis te olete ka eraldi nagu ilma lasteta käinud matkamas palju, aga nüüd tuua võrdlusesse 2 lapsega minna metsa, kuidas sellega hakkama saite? Ma arvan, et me hakkama saime ikkagi lõpuks väga hästi. Me lihtsalt pidime natuke oma varustust kohendama, natuke rohkem läbi mõtlema, aga otseselt nagu hakkama saamises kui sellisest nagu probleemi ei olnud. Meie lihtsalt, kui me muidu mahutasime oma asjad ära, ütleme 2 seljakotti ja natukene veel midagi, siis nüüd meil on terve järelkärutäis asju, sest lihtsalt me ei mahuta väiksematesse kohtadesse oma asju ära. Jah, ja ütleme, et selles mõttes selline matkamise iseloom stiililiselt on muutunud, et kui minule vanasti meeldis võtta seljakotti, pakkida näiteks kuni 10 päeva kõik eluks vajalik ja minna ja teha üks rännak 10 päeva järjest, siis täna ma ei saa seda teha, et ma pean perega olema, aga ma saan teha niimoodi, et me paneme oma laagri ülesse, sätime kõik valmis ja võtame näiteks lihtsalt pisikesed seljakotid kaasa, kus on väike näks, jook ja nii edasi ja teeme siis kas mingi mõnetunnise või terve päeva kestva mingi radiaali kuskil looduses ja jõuame siis kokkuleppelisel ajal umbes, mis me planeerime tagasi oma laagrisse. Aga kui nüüd peaksite valima, siis kumba te eelistaksite rohkem, kas nagu talvel sellist matkamist või siis suvel metsas viibimist? Suvel on selles mõttes ikkagi lihtsam, et siis see on nagu niisugune igapäeva või see on nagu niisugune tavaline, et seal ei nagu tegelikult ei ole chillimist on rohkem kindlasti. Aga talvel siis sa pead nagu, tegelikult päev on sisustatud sul lõkkepuude ettevalmistamisega, siis ahjupuude ettevalmistamisega, siis sa teed süüa, siis ühesõnaga sa pead nagu kogu aeg toimetama ja tegevuses olema selleks, et oleks endal hea soe mõnus olla. Talve võib-olla suuremad plussid on see, et putukaid ei ole ja putukatega teinekord võitlemine on raskem kui näiteks külmaga. Ja talvel sa võid ükstapuha millist toiduainet kaasa võtta. Suvel ei ole mõeldav, et lähme näiteks mitmeks päevaks metsa, meil on jogurdid ja kohukesed kaasas, see kõik läheb riknema. Sügisel ja kevadel on tegelikult kõige parem sellise asja, et siis ei lähe jäässe ka. Just, et igal aastal on omad eelised, oma plussid ja kui on olemas nagu kõigi tingimuste jaoks vajalik varustus, riided, magamiskotid, telgid, siis tegelikult ei ole probleemi. Okei, aga kui te nüüd peaksite võrdlema oma praegust eluviisi ja siis oma lapsepõlveunistusi, milles erinevad, kas need erinevad? See on sinule küsimus, ma tean, kelleks sa lapsena tahtsid saada. See oli selline pigem tööalane unistus, aga see ilmselgelt mul kunagi ei täitu ja see oli niisugune uitmõte, ma tahtsin kunagi kosmonaudiks saada. Aga muus osas ega ma lapsena kunagi ei mõelnud, et ma kunagi hakkan elama kuskil nagu lastega metsas, et see ei ole mul unistusena mitte kunagi olnud, see on kuidagi välja kasvanud minu elust ja elustiilist ja kuidas see nagu kujunenud on, et see on nagu elu jooksel tulnud. Ja ma enda kohta ka ütleks niimoodi, et ega mul jumal, mingit siukest kindlat unistust ei olnud, et kelleks nagu tahaks elus saada või midagi siukest, et kuidagi ma olen lasknud voolul ennast vedada ja vaadata, mis saab ja olukordadega lihtsalt kohaneda ja olen tegelenud nii-öelda oma mõtete realiseerimisega lihtsalt ja praegu tundub, et siiamaani on hästi välja tulnud, et olen rahul. Kas te veetsite ka lapsepõlves või nooremas eas siis palju aega metsas viibisite? Minu vanemad olid sellised, kes
Jah, mis sa nüüd räägid siin. Minu vanemad olid sellised, kes armastasid nii-öelda suviti käia autoga telkimas kuskil veekogude ääres, aga noh, ikkagi niimoodi, et sõideti kodust ka kaugemale. Ja vanaema armastas metsas jalutamas käia. Noh, eks sealt võib-olla see esimene pisik tuligi nii-öelda nagu, aga jah. Et võib-olla isegi määravamaks sai see, et kunagi hilisemas eas nagu sõjaväes olles sai õppuste käigus metsas käidud, tundus huvitav ja hiljem Kaitseliiduga koos ja noh, raske on öelda, ma arvan, et siin need pisikud nii-öelda on mitmest erinevast asjast kokku saanud, mis selle on põhjustanud. Jaa, üks asi tuli meelde, raamatud. Et ma juba lapsena tegelikult lugesin mõned sellised huvitavad raamatud, mis rääkisid mingitest polaarekspeditsioonidest ja sellistest asjadest ja mulle juba lapsena olid sellised nimed nagu Nansen ja Amundsen ja need nagu tuttavad ja Scott ja mulle tundus, et need on põnevad ja kui mõni raamat kirjeldas nii-öelda tundramaastikku, siis ma juba lapsena teadsin seda, mina tahan tundrat näha. Et ma tahan näha, mis tunne see on, kui ma vaatan selja taha ja ma näen, et eile ma telkisin seal, üleeile ma telkisin seal, et ma tahtsin nagu juba lapsena seda suursugusust tühjust oma silmaga ära näha. Okei, jaa. Aga väljaspool metsa, mis tööd te siis teete? No mina töötan meditsiinivaldkonnas, et olen peamiselt siis seotud kodukontori tööga minu tavapäraste tööülesannetega, et selles mõttes täiesti harilik töö ei ole midagi teistsugust. Ja mina, kuidas öelda, olen andragoog, ehk siis täiskasvanute koolitaja ja ma teen selliseid kursuseid, kus ma õpetan inimesi nii-öelda hakkama saama. On need hakkama saamised siis kriisides või looduses, et puudutab see kas või matkamist või midagi sellist. Hästi palju aastaid, kusjuures ma olen tegelenud nii-öelda noorsootööga, seikluskasvatusega ja hooajati ma käin viljapuid ilusaks lõikamas. Okei, kas nende koolituste ja nendega on võimalik ka huvilistel liituda? Jaa, loomulikult, et ega see teistmoodi need asjad ei käigi, et peab tekkima üks grupp, kes tunnevad huvi ja siis saabki läbi rääkida, et mis nende huvi on, mida nad täpsemalt tahaksid teada, kas neid huvitab see, et näiteks kas kriisiolukorras, kuidas oma korteris ellu jääda või näiteks kuidas 3 päeva metsas ellu jääda hakkama saada. Ja kus selle kohta rohkem infot leiab? Tegelikult sellega ongi selline asi, et tulebki lihtsalt mind üles otsida ja ma teen nii-öelda personaalse pakkumise konkreetsele huvirühmale. Okei, aga tulevikuplaanis, kas teil on mingeid huvisi, mida te tahaksite proovida ja veel ei ole jõudnud? Lennutame su kosmosesse siis või teeme uue sarja, Jürgensoni kosmoses või väikelastega. Kosmosesse just mitte, aga väikelastega reisima tahaks küll minna kuskile Eestist välja. No tegelikult tahaks jah, ausalt öeldes üks unistus on küll, et kuna meil mõlemad paelub just see Põhjamaa loodus, et siis tahaks nagu kogu perega, poistega võtta ikka sellise automatka ette, mis me ei tea, kuna me tagasi tuleme stiilis. Et määramata aeg läheks ja ei teeks nii täpse plaan, et võib-olla täna sõidame 10 kilomeetrit, võib-olla homme sõidame 100 kilomeetrit, siis kui jääme paigale, siis otsustame, kas ööbime ühe öö või ööbime nädal aega ja tuleks üks hästi improvisatsiooni rännak. Aga kas tavaliselt te nagu rohkem planeerite oma matkasi või tuleb nii, kuidas tuleb? Tavaliselt me ikkagi vaatame ära, kuhu me läheme. Ja meil on enam-vähem mingi ajaaken, et kas me läheme 2 päevaks või me läheme 2 nädalaks, et see on meil nagu paika pandud, aga kuidas see täpselt kujuneb, see tuleb ikkagi nagu pikema aja nagu jooksul, kui me lähme juba rohkem kui 1 nädalavahetuseks, siis see võib, me läheme ühe plaaniga, aga lõpuks võib kujuneda väga vahel jah, elu teeb omad korrektuurid ja mulle ei meeldi üle planeerimine, see võtab sellise seikluse maitse asjalt ära. Okei. Aga kas on oodata ka tulevikus edaspidisiga hooaegasi? Oodata, loomulikult ootama peab, aga selles mõttes, et see ei ole meie otsustada. Et ütleme, et sarja meiega ikkagi tegi teleproduktsioonifirma ja teleproduktsioonifirma käest tellis siis TV3 selle. Et meie reitingud olid ülihead
me isegi olime vist Eesti ütleb superstaari reitingu poolest üle ja kes on kuulnud, on kursis, me olime siis ka EFTA nominandid. jah, see aasta. Jah, et see on nagu suur siukene tunnustus. Ja ütleme, et eks meil ääri-veerim vihje antud, et võib-olla tuleb 1, võib-olla 2 hooaega veel. Aga veidikene formaat hakkab muutuma. Aga ma ei hakka sellest rohkem pajatama, sest me ei tea kindlalt mitte midagi. Ja väike üllatusmoment peab inimestel ka jääma, nii et palun kuulajad, närveerige nüüd natukene, olge ärevuses ja et las teil olla veidike põnev oodata. Okei, hästi. Aga nüüd selline mõtlemapanev küsimus. Kui te peaksite minema siis 1 kuuks üksikule saarele ja te saate võtta kaasa siis 3 asja, et 1 kuu elus püsida, mida te kaasa võtaksite? Ma küsin kohe, kas sa mõtled, et näiteks mina või Sindja peaks üksinda minema või meie perena koos? Terve perekond. Kas me siis terve perena saame kaasa võtta 3 asja või 6 asja? 6 asja või 12 4 korda või 12 asja, et ma tekitan segadust. Või siis teeme nii, et nagu üks inimene saab 3 asja võtta, kui te läheksite üksinda. Okei, no vasta sina. No üks asi kindlasti, mille ma kaasa võtan, on nuga, teine on tulepulk, aga 3. asi, see on natuke lahtine, aga suure tõenäosusega ma arvan, et ma võtaks magamiskoti kaasa. Aga see oleneb ka sellest, kuhu ma sellele saarele minema pean, kas see on mingi Eesti saar, mis aastaaeg on, või see on mingisugune see eksootiline soojamaa saar, troopiline saar, et see veidi sõltub ka sellest see 3. asi. Et ütleme, et siin samad moodi, et mina suudan tule saada ilma tulesüütamisvahenditeta üles, et teda tehnikaid ma valdan, aga tulepulgaga on see mugavam ja kiirem. Noast ei ole pääsu, et see on niisugune elementaarsem ellujäämis nii-öelda instrument, aga vot nüüd see 3. asi, et ühtpidi tõesti, kui me oleme kuskil Põhjamaa kliimas, siis ma võib-olla valiksin magamiskoti, see teeb mõnes mõttes mu elu lihtsamaks, aga kui ma oleksin troopilises vööndis kuskil, siis tõenäoliselt mingid kalapüügivahendi võtaks kaasa niimoodi toidu hankimiseks, et jah, et ma oskan teha linnuluust ka õngekonksu, millega kala püüda, aga see on pusimine kõik. Ehk siis kogemusi teil on? Mõningal määral, ma arvan, et üle statistilise keskmise natukene. Aga kas te olete terve elu elanud siis maakohas või linna ääres või? Mina olen tegelikult terve elu elanud ikkagi Tallinnas, et ma kolisin nii-öelda Tallinnast välja nüüdseks siis 4 aastat tagasi ja siis olemegi niimoodi metsas ja maal elanud vaheldumisi, et suht vist tulebki enam-vähem pooleks nii-öelda koduelu ja metsaelu, võib-olla isegi metsaelu poole natuke kaldu. Sest alguses esimene 9 kuud me elasimegi ainult metsas. Telgis. Augustist siis kuni aprillini, et see oli nagu täitsa terve talvehooaeg nagu. Aga jah, et selles mõttes mina olen ikkagi põhiline linnalaps olnud kogu aeg ja ma ei ole mitte kunagi mõelnud, et ma tahaks elada maal ja veel vähem kuskil majas, et jah. Ja kahjuks ei saa mina ka ennast pidada auväärseks maahärraks, et ma olen ka üdini tegelikult linnaludri, kui aus olla, et põline tartlane. Tänagi siia tulles nägin juba ühte vanad koolivenda kõnnitee veel lonkimas, süda läks kohe soojaks, ma ei olnud teda 20 aastat võib-olla näinud, aga näed, ära tundsin ikkagi, kuigi ta oli kiilakaks jäänud ja kõht oli kasvanud ja nii edasi, et mina olen isegi võiks mõnes mõttes öelda siukene, natuke Tartu patrioot, aga ma ei tuleks siia tagasi enam elama, et mulle mu elukoht praegune seal Valgamaal nii meeldib, aga ma hea meelega külastan Tartut, naudin kõike, mida Tartu näiteks pakuks. Söögikohad, kultuur, kino, teater. Ehk siis plaani ei ole linna tagasi kolida? Ei, kindlasti mitte. Maaelu rikub heas mõttes ära. Aga mis teile kõige rohkem maakohas siis nii-öelda meeldib? Naabreid ei ole. Avarust on, hääled on hoopis teissugused, kui ka suur suitsev traktor mööda põldu kimab, siis on ikka tore kuulata küll. Eile õhtul me istusime lõkke ääres ja siis me nägime nahkhiiri. Öökull maandus puu peale meie
praktiliselt kohale. Ja 5 meetrit meist. Ja virmalised olid. Kesköösel olid meil peaaegu virmalised, nii et noh, linnas on näiteks nii palju sellist mürareostust, kus isegi kui midagi on, sa lihtsalt ei märka neid asju. Aga vot see ongi see maakoha pluss, et ei ole mürareostust, ei ole ka valgusreostust, et siin on öö on pime. See tähendab seda, et sa näed juba poole rohkem tähti kui linnas näiteks. Et ta on nagu romantilisem. Meeldib. Ja ma nägin ise ka eile virmalisi no, ja tõesti oli kena. Et tegelikult oli ka ilusti näha ja ei olnud tänavavalgustust nii palju. Just nimelt jah. Ja meie kant on üldse selline virmaliste rohke, et natuke rohkem kui 10 aastat tagasi meie lähedal Soontagal, mis ta meist siis on, see Soontaga looduskaitsele 11-13 kilomeetrit umbes, ma nägin kõige grandioossemat virmaliste mängu, mida ma üldse elus olen näinud, vaatamata sellele, et ma olen 10 kordi Lapimaal käinud. Aga mis on siis selline kõige huvitavam koht, kus te olete reisinud või matkanud? Nagu koos või? Kuidas soovite vastata? Noh, mina olen hästi palju käinud Põhjalas, et ma 12 aastat korraldasin tundrasse matkasid. Ja need olid sellised matkad, kus inimestel oligi nädal kuni 2 seljakott seljas ja kõik eluks vajalik oli kaasas ikka sellised korralikud rasked matkad kärestikusti jõgede ületamisega, nii et ma olen päris paljudes, ütleme niimoodi, et isegi National Geographicu poolt tunnustatud maailma kaunimates rahvusparkides käinud ja loomulikult ma olen ära näinud selle, kuidas näiteks Põhja-Jäämeres vaalad tulevad hingama vee peale ja see on sellised üsna tavatud asjad, mida inimene niisama ei näe, kui siis ainult mõne loodusfilmi vahendusel, et kuidas nüüd öelda, see on jätnud nii sügava mulje ja tekitanud sõltuvuse, et sinna kutsub lihtsalt tagasi. Aga mis oleks koht, kus te veel käinud ei ole ja tahaksite väga minna? Mina tegelikult tahan Antarktikasse minna. Sul on mõni koht, kus sa minna tahad? Peale selle poodi läheks näiteks. Antarktikasse ma tuleks kindlasti kaasa. Tuleks kaasa? Jumal tänatud, ma saan kellegagi koos oma naisega minna Antarktikasse. Võtame siis lapsed ka kaasa. No suure tõenäosusega küll. Jah, võtta see on selles mõttes selline huvitav koht, et ta on nii teistsugune ja sinna on nii raske saada, et kui juba unistada, siis unistada sellest kõige keerulisemast, et võib-olla avaleb ükskord või... Jah, täpselt, et võib-olla siis jõuame Uus-Meremaalegi vähemalt, mis on juba natuke lähemal Antarktikale. Aga kui teil oleks praegu võimalus minna kohe Antarktikasse, kui kauaks te läheksite? No kui pikk see Antarktika suvi on, et praegu on seal talv muide hetkel hakkamas, et pigem ütleme, et... Või üleüldse, kui kaua te tahaksite seal olla, kui kunagi tuleks selline reis? Ütleme, et selles mõttes oleks huvitav ikkagi võib-olla mingi 6 aega koha peal olla, et saaks seal ringi suusatada, mingi suusaekspeditsiooni kaasa teha, vaataks seda, mis ta oli Winstoni mäemassiivi, mis seal on Antarktika kõige kõrgemad nii-öelda punktid ja mis mind huvitab Antarktika ajalugu, et ma tahaks näiteks jõuda ajaloolisesse Scotti teadusjaama, et kust siis Scotti ekspeditsioon 1912 startis lõunapooluse poole, lootes esimestena sinna jõuda, aga paraku ei jõudnud esimestena ja nii kurb kui see ka ei ole, mitte ükski mees ei tulnud elusalt tagasi sellelt ekspeditsioonilt, aga see on selline põnev ajalugu. Aga kas üleüldse matkamise ja reisimisega, kas tulevad ka siis üpris palju ajaloolisi fakte ja teadmisi juurde? Jaa, kindlasti, sellepärast, et kõik need rännakud ikkagi viivad mööda mingites kohtadest, mis on seotud mingite ajalooliste sündmustega ja näiteks oma reisidel Põhjalassegi ma olen sattunud väga põnevatesse kohtadesse, näiteks sõjaajaloo puudutavatesse muuseumitesse, mis on siis Soome idapiiri ääres ja mis temaatika on siis nagu talvesõda ja jätkusõda ja ma ei teadnud, et sellised kohti üldse ongi ja siis saamide muuseumisse, mis on väga huvitavad, mis räägivad saamide, nagu näitavad saami kultuuri kui sellist ja täitsa juhuslikult sattusin kunagi suisa nagu muuseumkülasse, see konserveeritud küla, nii nagu saamid on aastasadu elanud ja see on nagu põnevad juhuslikud leiud olnud ja loomulikult siis sa loed kõik, mis sa sealt nagu infotahvlite pealt kokku suudad nagu infot saada, loed läbi, jätad meelde, pildistad üles ja mõnikord mõnigi asi on õhutanud mingit asja edasi otsima, nagu uurima.
kindlasti on ka huvitav, ma arvan, uusi kultuure teada saada ja mingid rahvustoite proovida. Jaa, vot need on, mina olen, kuidas öelda, ma olen niisugune kulinaarne katsetaja, mulle kohe meeldib, olgu või rõve, aga ma pean ära proovima. Ma tahan oma silmaringi laiendada. Sindja on jälle vastupidi hästi konservatiivne selle koha pealt. Ja ma söön ikka ainult siuksed asja, mida ma tean, mis on ja üldiselt ma pean teadma ka, kuidas see maitseb. Et väga harva, kui ma midagi imelikku suhu panen. Aga kas kokkate ise ka terve perega kodus tihti? No, sellega on asi paigas, et meil ainult üks kokkab, see ei ole mina. No arvake ise nüüd siis. Aga mis on teie selline nagu peretoit siis, mida kõik peres söövad ja kõigile meeldib ja alati võib teha? Mingi kartulkaste kotletid, niisugune kindla peale minek tegelikult, aga ja üldiselt selle tegelikult teen isegi tavaliselt mina. Jah, et see on nagu lihtne, et minule meeldib jah, kuidas öelda, eksperimenteerida köögis. No tegelikult on ka see sinu lõkkel tehtud liha ikkagi, mis läheb alati. No jah, mul on nagu minu leivanumber on lõkketoidud. Aga suvel, kas te teete rohkem nagu siis toas sööki või siis teetegi väljas? Pigem vist väljas. Suvel kindlasti väljas, et talvel teeme võib-olla, ikkagi kui me kodus oleme, teeme toas. Aga suvel me teeme ka kodus ikkagi väljas söögi. Õues ja annab võimalused, ilm annab võimalusi ja miks mitte need, et siis. Ega me suvel tegelikult ju elamegi ainult õues, isegi kodus olles. Jaa, see on ka üks asi. Meil on telk on väljas üleval püsti ja siis seal. Toas käime mingeid asju võtmas aega ja viimas niimoodi, et aga meil on kodu õue peal oma. Nüüd ma teen ka toas. No täna tegid sa õues. No täna ma tegin õues, täna oli ilus ilm. Aga isegi kodus olles me ööbime väljas, teeme lõkke peal süüa ja püüame maksimaalselt õues olla. Ja nagu ma täna aru sain, et enne siia tulekut oli vaja Tarko tuppa saada. Ma ei jõudnud teda taga ajada. Laps lihtsalt keeldub tuppa tulemas, ta ei taha. Õues on ta omas elemendis. Okei, aga kas lastele meeldib ka rohkem siis talvel või suvel aega väljas veeta? Kindlasti ma arvan suvel äkki. No võiks oletada, et suvel, aga vaata, nad on ju veel nii väiksed, et nad ei oska. Tarkol vist ei ole enam vahet. Ma arvan küll, jah. Aga Terkol on küll pigem, mida vähem riideid, seda parem, ta ei saa lihtsalt nende paksude riietega, ta veel ei kõnni. Ja siis käputamine on nagu hästi raske, see takistatud ja siis see kombekates olemine on nagu vähe häiritud, aga Tarkol ei ole küll enam vahet. Ta on juba nii palju suur, et. Eks see lapse jaoks, kui nad nii väiksed on pigem kõige tähtsam see, et kellega sa oled, ehk siis oma vanematega, mitte see, kus sa oled. Okei, aga lastele siis püüate anda võimalikult palju kogemusi enne siis kas või lasteaeda minekut ja? Kindlasti jah, et eks see üks eesmärk ongi, et me ei taha, kuidas öelda, siia maailma toota kedagi, kes on õpitud abituse ekspert. See on saamatu. Jah, et kui sul ei ole midagi, mida sa vajad, siis tee see. Kui sa ei oska seda veel teha, siis mõtle välja, kuidas seda teha. Või küsi või õpi või. Et selles mõttes nagu annaks enda poolt parima hea meelega. Okei. Kas teil on endal midagi veel lisada? Kas meil on midagi lisada? Ma ei teagi. Ei oska midagi niimoodi. Ei oska. Tore oli, et kutsusite ja selline vahva kogemus. Äkki mingi tarkus, mida võiks jagada? Ja sööge köögivilju, need on kasulikud. Ja ärge toppige pähkleid ninna. Aga mis tarkusi te olete metsas viibides, näiteks selle telesaatega seoses õppinud? Oi, vaata, ega selles mõttes nagu, mis me õppinud oleme, kuna see telesaade on pikka aega kajastanud seda perioodi, kus me nagu lastega metsas olime, siis see ongi olnud üks suur õppimise protsess. Me oleme õppinud nii-öelda nagu teatava väikse tiimina koostööd tegema. Meeskonnatöö. Ja see on niisugune nagu, et kui vanasti ikkagi tuli eeskätt iseendaga arvestada, siis nüüd tuleb arvestada mitte mõistega mina, vaid ainult mõistega meie. Et enam minat ei eksisteerida. See on nagu surnud, et nüüd oleme meie. Et kõiki asju tuleb nii-öelda vaadata pilguga meie. Okei. Jaa, aga aitäh tulemast ja aitäh podcasti kuulajale ja aitäh, et leidsite aega siia tulla ja ma loodan, et teil läheb hästi ja teile edu
ja sina ja kuulaja, mine follow Instagramis Noorteakna lehekülge ja seal saab siis vaadata ka järgmisi tegevusi ja järgmise kohtumiseni.